kui nüüd taim on õitsema hakanud, siis tavaliselt õues, kui ta kasvab, lendavad mesilased. Ja mesilased käivad siis taime õie pealt, et nemad ei tea, et nad kasulikku tööd teevad. Mesilane tuleb taime õie peale süüa otsima. Tema saab siit nektarit. Nii, aga ühtlasi ta teeb väga tähtsat tööd ja ta tolmeldab. Nii, käib ühe õie peale ja läheb teise õie peale. Seega ta tassib õietolmu ühe õie pealt teise peale ja kolmanda peale ja nii edasi ja nii edasi. Ja seda protsessi nimetatakse tolmeldamiseks ehk siis putukas. Kui putukas õietolmu tassib laiali, siis on see putuktolmlemine. Mõnedel taimedel ei ole ilusaid õielehti, siis teeb selle töö tuul ära. Aga siis maasikal on selleks vaja mesilast. Ja nüüd me mängimegi siis mesilast. Mesilane mängimine on vajalik selleks, et seemneid tuleksid, muidu ei tule seemneid. Ja muidu võib-olla siis see õiepõhi ei hakka ka piisavalt suureks kasvama, et tast siis saaks korralik vili, mida siis saab põske pista. Selle jaoks on siis, et kunstlikult siis tolmeldada, on vaja siis pintslit. Ja selle pintslikesega võtta siit ühe õie pealt pühkida neid, et õietolm siia külge jääks ja asetada teise õie peale, käia siit ringi ja siis võib jälle siit tagasi minna. Ja kui on veel mõni kolmas õis kuskil, siis saab jälle selle kolmanda õie peale minna ja nii edasi ja nii edasi. Seega selle taime kasvatamise juures tubastes tingimustes saab mängida mesilast.